No kes teab, jah. Kui majandussurutis väga ära ei suru. Loodame, et ei suru, eks ole. Nii, kes sul meeskonnas on? Kuule, mul on siin üks tüdruk kaasa võetud, aga ta ei oska üldse eesti keelt rääkida, et ma ei tea, kas ta on Aserbaidžaanist või kuskilt, ma ei saanud ise ka aru. Aga jah, et arvan, et rohkem inimesi polegi vaja, et küll me alla saame. Põhimine, et oleks tüdruk kaasas. Siis on lõbusam, on ju? Poistega ei ole nii lõbus, tüdrukuga ikka lõbusam. Tüdrukul on kiiver peas, ega ei näe küll, kas on nüüd aserbaidžaanlane või kust maalt sa oled. Eesti keelt oskad? Täiesti vait. Järelikult ei oska. No nii, tema on siin tagaputkas, ma ei tea, kallis rahvas, kuidas te teda näete. Võib-olla pärast algu need masinad on joone peal seal parklas, siis võib-olla ta näitab ennast lähemalt ja räägib ka midagi. Nii et teie minge siis vaikselt, neil juhtus väikene tehniline rike riigimaa peal metsas. Olge kenad, tuleme võistlus asendisse. See peab võitma, poisid arvavad, et see... Ärge te kõvasti lükake. Ei ole vaja lükata, nad saavad ise hoo sisse. Nii, võistlejad on valmis. Ja käskluse peal läks. Lähme. Ärge lükake, poisid, väiksed. Poisid, ärge lükake, neil on masin katki. Nad lähevad vaikselt, neil natuke tekkis tehnilist riket. Aga näed, tüdrukul jalg on tagant väljas. Annab pisut hoogu. Noormees topib oma varbaid ratta vahele. Kellega on meil tegemist? Niisiis, kes on pealik, oled sina? Kes sa oled ja mis on võistkonna nimi? D'Artagnan. Võistkonna nimi on musketärid, kuna see meie arust sümboliseerib kõige paremini ühtset perekonda. Kui inimesed on nõus üksteise ees surema, siis see näitab kõrget hoolimist. No, näha on, et pere on koos. Emane, musket. Ega ei saagi pere olla ilma emasteta. Üks peab ikka see ka olema. Muidu te ei saa ju lapsi. Nii, kaua võttis poisid selle võrratu masina tegemine? Nädal aega kauem kui eelmine aasta, sellepärast et see aasta on nädal aega hiljem põllupäevad. Ja läkski nädal kohe üle, jah. Ja nagu ma näen, on kasutatud jälle igasugust materjali. Miks just tuli mõte, et see külgkorv siia panna? Kuna külgkorv on siuke väike, kompaktne, sellega annab kokku hoida ja vaadake, kui palju inimesi me siia mahutasime. Tõesti palju. Vennad hoiavad alati kokku, nagu ma näen. Ja küsin ka viimase mehe käest, miks sul selline tool on pandud? Kui midagi võiks juhtuma, sul on edasi liiklusvahend olemas. Selge, sa ikkagi ei usalda oma vendasid, et... Euroliit võttis jalad alt. Temal võttis Euroliit jalad alt ja tema on ratastooliga taga ennast paika pannud, et kui suurema masinaga midagi juhtub, siis tema ikka liigub. Sina lähed lõpuni välja. Tood pere ühesõnaga hädast välja ratastoolil. Aga järgmine võistkond on meil siin ja mis on võistkonna nimi? Tere Põlva, meie võistkonna nimi on loomulikult lipp näitab kelle all. Me oleme tütarettevõte ja nimi on S-Ratas. S-Ratas, ma loen siit San Bruno välja. Noh, tundub, et kirjaoskajad me oleme kõik hästi. Nii, kes on siis tiimi pealik? Loomulikult punapea üleval ja tahtsin öelda meie väikest mototeemat. See, kui rahvas näeb, et me ei sõida kiiresti, siis see on sellepärast, et eestlane kui selline oli väike vanasõna, tark ei torma, tark ei torma. Nii ka San Bruno mehed, kui nad ei jõua teieni täna, siis nad tulevad kindlasti nädala pärast, aga nad tulevad kindlasti teie juurde. Mis sest, et teil torud vahepeal jooksevad natuke rohkem kui vaja oleks, aga San Bruno mehed tulevad teie juurde ilmtingimata, sest nende moto oli sõuad vaikselt ja kuidas see oli? Tark ei torma. Nad on targad mehed, nad ei torma. Vaatame siis kohe, kui hästi nad mäest täna alla tormavad. Need poisid, teeme jälle siia natuke ruumi, et mõlemad võistkonnad... Näed,
neil on ikkagi abivahendid alati kaasas. Ja võistlejad, tähelepanu, valmis olla, mäest alla minema minna. Jumal, see küll logiseb ja päris. Ma arvan, et niisiis, torumehed omas mahlas ja musketärid omas masinas. Kui te vaatate musketäride lippu, seal on kõike näha. Seal on ilusad pesu, seal on nagu musketäridel ikka. Tulevad jälle sõjast, midagi jälle on võitnud, jälle kaasa võtnud. Elame kallis rahvas neile kaasa! Nii. Noorepere korter on selle võistkonna nimi ja kus on korteri omanik? Kes räägib? Omanik on ülbe voodis pikali maas, telefon on käejala juures ja kohvitass on ninal. Niisiis, pereisa nimi kõigepealt. Johannes. Johannes. Kaua võttis sul selle korteri tegemine aega? No 1,5 aastat. Pool aastat. Võtsid sa pangast laenu ka? No 30 000 võtsin, jah. 30 000 ja näete, noorepere korter olemas. Nii, kes sul siin korteris elavad? No mul elab vanem vend, siis... Oota, vanem vend, näita, lehvita käega. Nii, tema on kokk. Siis mul on vanem poeg, on seal vannis. Nii, siis on seal noorem poeg, kes on WC poti peal, on kõht lahti. Mida ta sööb sulle, et ta kogu aeg poti peal istub? Ka herneid ja uvana. Hernes ja nooremad on ka herneste peal. Kõht paremini läbi käiks ja üks liige on sul veel vist. Ja teine on siis autojuht, kes on kõige noorem poeg. Ka kõige noorem poeg. Ega nad sul kaksikud ei ole? Kuule, 1 kuu on vahet ainult. 1 kuu on vahet, aga muidu oleks peaaegu kaksikud. Nii, mis ma oskan veel küsida? Oskan seda küsida, et olete esimest korda? Me oleme juba 3. korda. 3. korda ja kuidas on varem läinud? Eelmine aasta me 5. koha ja see aasta tahame paremat saada. Loomulikult, lootus on olemas ja siukse ilusa korteriga tahaks isegi sõita. Nii, ma näen, et vannisoleja on juba ära külmunud. Ma ei hoia teid poisid kauem kinni. Teate, kuhu tuleb pöörata, eks ole? Ja pärast siis näeme, kui on juba autasustamine. Näeme siis insikormus, kuidas kokal pannkokk. Oi! Täitsa... Ei taha. Nii, annan teile kohe käskluse. Mäest alla läks. Kallis rahvas, te küsige nende käest pannkokki, need on tulised. Tõstab, näed, küpsetab. Poti pealt ära sa tõuse, ajad haisu üles. Ja sina vannis kühi kõvasti, muidu külmud ära. Nii, sõidame. Elame kaasa, kallis rahvas. See on tõesti võrratu korter. Ma ei tea, mis nad siis teevad, kui vihm hakkab sadama. Aga eks nad ise mõtlevad.